Üle 100 aasta on üks sõjaväesõiduk valitsenud maismaa lahinguvälju. Põhilahingutank ehk MBT. Alates esimesest maailmasõjast on sõjaväed loonud umbes 160 põhilahingutanki mudelit. Neist üle 140 jõudis teenistusse ja vähemalt 11 uut mudelit arendamisel. Enamik neist hävitati lahingutes, eriti esimese ja teise maailmasõja ajal, või muutusid vananenuks uute tehnoloogiate tõttu, mis tegid nende soomuse, tulejõu ja üldise vastupidavuse aegunuks. Nüüd seisab kaasaegne tank silmitsi oma raskeima väljakutsega. Ukraina sõjas on vastamisi rohkem erinevaid tanke kui üheski teises konfliktis pärast teist maailmasõda, hõlmates nii uusi mudeleid kui ka 90 aasta vanuseid relikte. Millised tankid on olnud kõige tõhusamad ja millised kallid läbikukkumised? Siin on ülevaade, kuidas Ukrainas kasutatavad põhilahingutankid on esinenud ja millised neist sõda võidavad või kaotavad. Enne kui vaatame, milliseid tanke Venemaa ja Ukraina on kasutanud ning kuidas neil on läinud, tutvume lühidalt meetodiga, mille abil hinnati tankide sooritust. Tankide tõhusus ei piirdu vaid statistiliste näitajatega, nagu pihtasaamiste arv või soomuse paksus. Lahinguandmete sidumine taktikalise konteksti, tootmislogistika ja tehnoloogilise arenguga annab tervikliku pildi tankide tegelikust väärtusest. Lahinguandmed on kõige kõnekamad. Kõige olulisemad näitajad on hävitussuhted, kulumismäärad ja missiooni edukus. Teisisõnu, tanki edukalt tabatud sihtmärkide arv, võrreldes lastud laskudega, kaotuste hulk ning tankide panus tulemustesse, isegi kui need said kahjustada või hävitati. Siiski tuleb arvestada ka tanki missiooniprofiili taktikalist konteksti. Tank võib ühes olukorras hästi toimida, kuid teises muutuda kergeks sihtmärgiks. Näiteks näitas üks teise maailmasõja tankide tõhususe uuring, kaitses olev Saksa Panther oli 1,1 korda tõhusam kui ründav Briti Sherman, samas kui kaitsev Sherman oli 8,4 korda tõhusam kui kaitsev Panther. Sama uuring näitas, et esimesena tulistajal oli otsustav eelis. Kui kaitsjad tulistasid esimesena, said ründajad 4,3 korda rohkem kaotusi. Kui aga ründajad tulistasid esimesena, pöördus olukord vastupidiseks ning kaitsjad said 3,6 korda rohkem kaotusi kui ründajad. Tankid tegutsevad harva üksi. Neid kasutatakse tavaliselt koos jalaväega, kes liigub jalgsi, soomustransportöörides või lahingumasinates ning mõnikord on need loodud kasutamiseks suurtükiväe või õhutoega. Seega, nende tõhususe täpseks hindamiseks tuleb arvestada, kui hästi nad täidavad oma rolli kombineeritud operatsioonides osalemisel. Näiteks kui tanki kasutatakse teed rajava taranina, et jalavägi saaks selle järel edasi liikuda ning tank saab küll kannatada, kuid jalavägi jõuab edukalt kohale, siis on tank oma töö ära teinud, eriti kui seda saab hiljem remontida. Kõiki neid tegureid tuleb arvestada, kui hinnatakse tankide sooritust Ukrainas. Enamik tanke pole ründavates rollides hästi toiminud, kuid mõned on olnud edukad spetsialiseeritud kaitse- ja toetusrollides, milleks neid kohandati. Logistilised ja strateegilised tegurid nagu tootmismaht, meeskonna väljaõpe, hooldusvõimekus, kütuse ja varuosade kättesaadavus, integreerimine laiemasse doktriini on samuti tähtis tankide tõhususe võrdlemisel. Üks asi on kaotada tank, mille asendamine võtab aasta ja $100 miljoneid ning hoopis teine olukord on siis, kui olemas on seeriatootmisliin, mis toodab või remondib neid kiiresti ja odavalt. Teise maailmasõja kogemus näitas, et tankide masstootmine ja remondivõimekus suurendavad oluliselt nende tõhusust. Saksa tankid olid enamiku näitajate poolest paremad kui Nõukogude T-34 ja liitlasriikide tankid. Sõjas hävitati iga Saksa tanki kohta umbes 4 liitlaste tanki. Liitlasväed, eriti Nõukogude Liit ja USA, ületasid sakslasi tootmises 5-kordselt. Lõpuks olid just kehvemad Nõukogude T-34 tankid, mis võidukalt Berliini veeresid. Meeskonna väljaõpe või selle puudumine võib kõike muuta.
kui tank toimib halvasti, kuna meeskond pole saanud piisavalt aega selle selgeks saamiseks, ei saa tanki puudusi süüdistada selles, et see lahinguväljal pidevalt hävib. Seega, kokkuvõtteks, et hinnata tanki sooritusvõimet konkreetses konfliktis, tuleb ühendada tegelike lahingute analüüs. Ehk siis hävitussuhted, kaotused ja osalemine edukates missioonides tuleb ühendada kontekstuaalse hinnanguga selle kohta, kuidas tanke kasutati, kas nad olid selles rollis tõhusad, kui lihtne on kahjustusi parandada või asendada ning lõpuks, kas kasutatud vahendid õigustasid eesmärke. Eraldi tehnilised võrdlused, nagu ainult kaotuste lugemine, näitavad vaid osa pildist ja võivad olla eksitavad. Põhilahingutankide soorituse hindamist Ukrainas raskendab usaldusväärsete andmete puudus, mis on mõistetav. Nagu ägeda konflikti puhul tavapärane, on enamik lahinguvälja infot kas salastatud, sõjaaudu varjatud või propaganda. The Military Show aitab müra eemaldada ja annab terava asjatundliku analüüsi. Kui pole veel teinud, telli kanal, et tõelistest lugudest ilma ei jääks. Nüüd on mitmeid põhjalikke uuringuid tankide ja muude relvade tõhususe kohta maailmasõdades, kus olulised andmed on juba ammu avalikkusele ja teadlastele kättesaadavad. Kui tolmune must muld Ida-Ukrainas lõpuks maha langeb, loodetavasti saame ka meie samasugusele teabele ligi. Praegu aga ei tea me tegelikult midagi sisulist erinevate tankide tegelike hävitussuhete kohta Ukrainas kummalgi poolel. Mõnel juhul saame tulemuste põhjal üsna hästi aru, kas nende osalusel toimunud missioonid olid edukad või mitte. Teiste tegurite, nagu meeskonna väljaõpe, hoolduse lihtsus ja remonditavus, hindamiseks on meil vaid üksikuid juhtumeid kirjeldav tõendusmaterjal. Ametlike raportite, osinti ja videomaterjali põhjal saame üsna palju teada sellest, kuidas tankide kasutusviisid on aja jooksul muutunud, millised on nende nõrkused ja kuidas nendega tegeletakse. Isegi kui meil on suhteliselt kindlad andmed, näiteks kahjustatud ja hävitatud tankide arv, on need pigem muutlikud kui kindlad. See on parim, millele saame toetuda. Vaatame, mida see ütleb. Venemaa on sõjas kaotanud tohutul hulgal tanke ja muud tehnikat. See on kindel. Vaidlus käib vaid kaotuste ulatuse üle. 2026. aasta veebruari seisuga teatas Ukraina relvajõudude peastaap, et Venemaa on alates 2022. aasta veebruarist kaotanud 11 654 tanki ja 24 013 soomusvõitlusmasinat. Kokku 35 667 soomusvõitlusmasinat, kuid sõltumatu veebisait Oryx, Spionkop, enim viidatud allikas Ukraina sõjas kaotatud varustuse kohta, loetleb 13 887 kinnitatud Venemaa soomusmasina kaotust, seahuld 4308 tanki. Kolmekordne vahe võib tulla sellest, et Oryx alahindab kaotusi, peastaap paisutab numbreid või mõlemad korraga. Oryxi metoodika, mis nõuab geolokatsiooniga foto- või videokinnitust, tähendab, et nende arv on tõenäoliselt alumine piir. Aga kas 3 korda väiksem? Ukraina kaotuste puhul on erinevus veelgi suurem. Vene Föderatsiooni kaitseministeeriumi andmetel oli Ukraina 2026. aasta veebruariks kaotanud kokku 27 620 tanki ja muud soomusvõitlusmasinat, kuigi pole selge, kui paljud neist on tankid. Una-Venemaal oli sõja alguses palju rohkem tanke ja soomustehnikat kui Ukrainal. Tähendaks see Ukrainale veelgi raskemaid kaotusi kui Venemaale. Siiski on Oryx kinnitanud kokku vaid 5596 kaotust, mis on 5 korda vähem kui Vene kaitseministeeriumi väitel, neist 1371 on tankid. Vene veebisait Lost Armor, mis kasutab visuaalset kinnitust nagu Oryx, on Oryxile lähedal, märkides, et Ukraina on alates 2022. aasta veebruarist kaotanud 1378 tanki. Ukrainal hinnati 2022. aasta alguses olevat maksimaalselt 1000 töökorras tanki, lisaks veel kuni 1500 tanki, mis seisid erinevates seisukordades ladudes. Need olid peamiselt Ukraina poolt muudetud T-64 BV-d ning vanad T-72 ja T-80 tankid. Sõja algusest on Ukraina saanud välispartneritelt vähemalt 777 lahingutanki.
Sinna kuulub vähemalt 130 Saksa Leopard 2 tanki, peamiselt A4 ja vähemalt 18 A6 varianti. 10 Rootsi STRV 122 Leopard 2 modifikatsioon, umbes 60, Poola PT-91 Twardid, T-72 modifikatsioon, 14 Briti Challenger 2, 76 M1A1 Abramsit USA ja Austraaliast, 458 T-72 eriversiooni ning 28 Sloveenia M55 T-55 uuendustanki. Venemaal hinnati olevat umbes 3300 aktiivset tanki, kui ta Ukrainasse tungis ning umbes 2478 tanki laos, millest paljud on halvas seisukorras. Aktiivsed tankid on peamiselt moderniseeritud nõukogudeaegsed variandid. T-72D, T-80D ja kaasaegsemad T-90D, peamiselt uued T-72B3, T-80BVM ja T-90M mudelid. Ladudes seisis roostetavaid ja muutmata T-72 ja T-80 tanke ning tuhandeid vanu T-62, T-64, T-54 ja T-55 mudeleid. Lihtne matemaatika ütleb, et paljud neist on pärast sõja algust ootamatult unest äratatud või kannibaliseeritud. Kui Venemaa alustas sõda 3300 tankiga ja on kaotanud 1000 tanki rohkem, kuid tal jätkub ikkagi tanke, mida Ukraina iga päev tabab, peavad need lisatankid kuskilt pärinema. Remont ja uued üksused katavad vaid osa sellest. Ladudest on välja toodud tuhanded vanad tankid, sealhulgas vanaaegsed roomikmasinad, liitudes viimase 80 aasta mitmekesiseima tankide valikuga, kuni Ukraina droonid neil tornid pealt lasevad. Paljude nende tankide jaoks on see esimene kord lahingus võrdväärse vastasega. Kõigile on see esimene kord kogeda 21. sajandi intensiivset sõjapidamist, kus valitsevad jälgimine, võrgustatud side ja pidev droonioht. Kuidas neil läheb? Võib ausalt öelda, et kõik need tankid on põhilahingutanki rollis läbi kukkunud. See tähendab, et ükski neist pole olnud lahinguväljal domineeriv jõud ega keskpunkt, mille ümber manööversõda käib. Sest Ukrainas ei domineeri tankid, vaid droonid ja osaliselt suurtükivägi. Sõja alguses alustas Venemaa oma sissetungi üsna tavapäraselt, enne kui droonid muutusid oluliseks teguriks. Tankide ja soomusmasinate kolonnid liikusid edasi õhuväe kaitse all. Ukrainal kulus pool aastat, et peatada pealetung ja alustada vasturünnakut, vallutades tagasi Harkivi piirkonnas ja Hersoni oblasti Dnepri jõe läänekaldal kaotatud alad. Selleks ajaks oli Ukraina kaotanud umbes 3/4 Hersonist, Zaporižjast ning suuri alasid Donetskis ja Luhanskis, mis muutis Krimmi kättesaamatuks. See Venemaa jaoks territooriumi poolest edukaim pealetung maksis neile üle 1000 eesliini tanki. Kallid, väidetavalt moderniseeritud tankid ei saa eriti hakkama vanade nõukogude miinide, suurtükiväe, õlalt lastavate tankitõrjerakettide ega droonidega. Ainuüksi selle numbri järgi võiks arvata, et kõik 3 Venemaa eesliini tankimudelit on maha kantud, kuid võib-olla Venemaa jaoks õigustasid eesmärgid abinõusid. Võib-olla oli üle 1000 tanki, kaotus strateegiliste territoriaalsete võitude nimel seda väärt. Venemaa esialgsele sissetungile vastupidamine maksis Ukrainale umbes sama suure osa tankipargist, mis tol ajal ei sisaldanud veel läänes saadud tanke. Võiks järeldada, et see on katastroof, sest päeva lõpuks oli Venemaal oma kaotuste eest ette näidata suured territoriaalsed võidud. Võib-olla oli tankide kaotus Ukraina jaoks siiski väike hind pealetungi peatamise eest. Ilma palju põhjalikuma teabeta selle kohta, kuidas erinevaid tanke kasutati rünnakul ja kaitses, nende hävitussuhete ning üksikute lahingute tulemuste kohta on võimatu lõplikult kindlaks teha, kui tõhusad olid tegelikult kas Vene või Ukraina tankid. Otsustades piiratud andmete põhjal, mis erinevalt Oryxist loetlevad kaotusi kuupäevade kaupa, kasutas Ukraina tanke ka Harkivi vastu pealetungi eesotsas. Nagu venelased pealetungil, kaotavad Ukraina tankid rünnakul rohkem või kaitses, kinnitades Teise maailmasõja andmeid.
kampaania edukusest hoolimata on endiselt küsimus, kas Ukraina peab neid kaotusi vastuvõetavaks või näeb neid oma vankumatu, kodumaise ja palju eksporditud T-64BV ebaefektiivsuse tõendina. Paljud pidasid lääne tankide, eriti Leopard 2 ja M1A1 Abramsi kasutuselevõttu võimalikuks sõjakäigu muutjaks. Need pidid olema nii palju paremad kui Vene rämps, et juhtida Ukraina vastupealetungi ja Krimm tagasi vallutada. Vähemalt teoorias. Lootus purunes miiniväljadel, tankitõketel ning suurtüki- ja droonirünnakutes Surovikini liinil Lõuna-Ukrainas 2023. Ukraina vastupealetung kukkus suurejooneliselt läbi, sest Ukraina soomusüksused ei suutnud lõpuks isegi esimest 3 kaitseliinist läbida. Leopardide ja Abramsite meeskonnad pidid tankid porri jätma. Droonid vallutasid lahinguvälja ja muutsid tankisõja jäädavalt. Selgub, et ükskõik kui paks on sinu soomus, kui arenenud on optika, kui hästi kere neelab tagasilöögi või kui täpne on kahur, on mitme miljoni dollari väärtuses tankid kõik haavatavad, odavate ja jõhkrate FPV droonide vastu. Kõiki märkavad kõikjal olevad luuredroonid, mis teatavad nende asukohast FPV droonioperaatoritele, suurtükiväele või hulkuva laskemoona operaatoritele ja sihivad neid minutitega. Mõned tankid vajavad tugevama soomuse tõttu rohkem tabamusi, kuid olid selle uue ohuklassi vastu siiski ebapiisavad. Seetõttu on vastus küsimusele, millised tankid seda sõda võidavad, järgmine. Mitte ükski. Ükski tank kummalgi poolel pole sõja võitmisele ega kaotamisele sisuliselt kaasa aidanud. Kuid sellega see lugu ei lõpe. Tankid arenevad, et vastata uue lahinguvälja nõudmistele, nagu ka viis, kuidas neid Ukrainas kasutatakse. Kuigi nad pole enam nii domineerivad, võivad nad uutes rollides siiski väga tõhusad olla. Tänapäeval ilmub peaaegu iga tankimudel mõlemal poolel ainult siis, kui see on mitmekordse droonivastase kaitsega kaetud. Tankioperaatorid paigaldasid tankidele metallseadmeid, et takistada FPV droonidel lõhkekehi heitmast või kamikaatserünnakuid ülalt. Neid lisaseadmeid pilati alguses kui lohutuspuure, kuid nüüd on neist saanud tavaline nähtus ning neid on vahetatud kallimate ja grotesksemate droonivastaste kaitsete vastu. Tänased Ukraina tankid meenutavad pigem Mad Maxi filme kui vanu voolujoonelisi masinaid. Tornid piiluvad välja traadivõrgu kihtide, miinitraalide ja erinevate nurkade all tanki katusele ja kerele keevitatud väändunud metallitükkide tagant. Eesmärk on katta avatud kohad, mida droonid sihivad ja sundida droone plahvatama kaugemal tanki soomusest, et vähendada kahju. Muudatused algasid ühekordsete lahendustena, mida rakendati välitingimustes eraldi. 2025. aasta lõpuks paistab, et Venemaa paigaldab kõigile uutele ja renoveeritud T-90M, T-72B3 ja T-80BVM tankidele ulatusliku siilsoomuse. Ukraina on lisanud selle soomuse kõigile oma Nõukogude ja lääne tankidele. Selle tulemusena on kõik Ukrainas kasutusel olevad tankid mõlemal poolel muutunud vastupidavamaks. Lakkamatu voog kahjustatud tankide kaadreid tõestab, et siilisoomus ei tee neid haavamatuiks. Peatamiseks on vaja rohkem tabamusi, mis muudab isegi vanad T-54 ja T-55 tankid tõhusamaks. Tankide arvu vähenemise ja droonide kasvava kasutamise tõttu peamise ründerelvana kasutavad Venemaa ja Ukraina oma tanke säästlikumalt. Niinimetatud lihalained, kus palju jalaväelasi tankide toel ründasid vaenlast otse, on suuresti minevik. Alates 2025. aasta suvest on mõlemad pooled kasutanud väikeste jalaväerühmade infiltreerumist jalgsi, mootorratastel või kastiautodes, mida toetavad droonid. Rünnakuid tehakse ka väiksemates kolonnides, kus tanke kasutatakse taranina, et soomukid saaksid nende järel liikuda. Enamik rünnakutes kasutatud tanke saab missiooni ajal kahjustada või hävitatakse. Sageli suudab jalavägi siiski missiooni täita ning kahjustatud tankid tuuakse tagasi remonti. Kui missioon ebaõnnestub ja tank hävitatakse või vaenlase kätte satub, näitab see tankide ebaefektiivsust. Isegi kui missioon õnnestub, pole kindel, kas see tõesti nii on, sest ilma rohkemate andmeteta nende operatsioonide edukuse kohta ei saa midagi öelda.
mõlemad pooled kasutavad tanke pigem tuletoetuseks ja kaitseks kui rünnakute juhtimiseks. Tankid hoitakse varjus otse rindejoone taga ja neid kasutatakse omamoodi suure täpsusega iseliikuvate suurtükkidena, et tulistada eesliini ja tagala lähedal asuvaid sihtmärke, mille asukoha annavad õhuluuredroonid. On ilmne, et kaitseotstarbel kasutatavate tankide kaotused on palju väiksemad kui rünnakutel kasutatavate tankide omad. Kuid taas, ilma täpsete andmeteta hävitussuhete kohta on raske hinnata, millised mudelid on teistest tõhusamad. Kindlasti, kui lähtuda Ukraina operaatorite avaldustest, siis kuigi Ukraina Challenger 2 tankid osutusid rindejoone rünnakuteks liiga vähesteks ja liiga raskeks, on nad olnud selles tuletoetuse ja snaipri rollis väga tõhusad. Poola Tvardi tankide madal kaotuste määr 12 tabamust 37 tankist viitab, et see on ilmselt olnud kõige tõhusam tank nii ründe kui kaitserollis. Ukraina lääne tankide kaotuste määr on küll väiksem kui Venemaa tankidel, kuid täpset hinnangut anda ei saa. Raske öelda, kas lääne tankid on vastupidavamad ja tõhusamad või neid kasutatakse lihtsalt viisil, mis seab nad harvemini hävitamisohtu. Arvestades kõike seda, võib arvata, et tankide tähtsus väheneb. Ukraina suurenevad õhutõrje, suurtükimürskude ja droonitaotlused ning vähenenud tankide taotlused viitavad sellele võimalusele. Venemaal on tankid endiselt olulised, kuna T-90 tootmine ja vanade tankide uuendamine on sõja ajal kasvanud 2-4 korda. Nagu Bekan Ozdojev, Rostetši relvastusklastri tööstusdirektor hiljuti TAS-ile ütles, näitavad Ukraina lahingud, et tank on õigel ajal ja õiges kohas endiselt asendamatu. Dokumendid näitavad, et Venemaa plaanib järgmisel kümnendil tankide, eriti T-90M mudeli, tootmist oluliselt suurendada, hoolimata nende näilisest ebaefektiivsusest. Venemaa ületab juba NATO tankide tootmise ja uuendamise mahu. Järgmise põlvkonna lääne tankide nagu Challenger 3 ja Abrams X tootmise alustamine lähiaastatel võib olukorda oluliselt muuta. Raske mõista, miks tankidele rohkem keskendutakse, nähes Vene tankikaotuste jahmatavaid numbreid. Nagu ilu võib ka tankide tõhusus olla vaataja silmades. Vajuta tellimisnupu, et olla kursis tankisõja ja teiste sõjauudistega. Aitäh vaatamast!